tegin pilti. No nii saadab sulle. Aga nüüd me surume lihtsalt need. Eestlased raisid. Ma mõtlen, kui paljudest rekatest ma praegu mööda sain. No mina ei tea, nad vaatavad mis ülbiksid. Mina küll kaklema ei viitsi minna, mitte noodma. Suru vahele nüüd eestlane, kurat. Näita, mis puust sa tehtud oled. Veel ettepoole. Veel, ikka saaks maksimumi. Sinna selle rekka, et oleks saanud ka. Sõiduautod on normaalsed, vaata olla sealt vahel. Ma lasen Oukist ka veel. Oota, me pole tema eest ei näe veel. See on täitsa nagu ütel parem pool. No ma nüüd näitan. Oi, need teed on ikka väga õudsed. Oi jumal. Tere tulemast Poola! Jõudsimegi lõpuks Euroopasse. Euroopasse või? Lõpuks jõudsime Euroopasse. Oi, politsei võetakse kinni kohe veidi. Binokliga vaatavad, nägid või? Mis nad vaatavad? Binokliga vaatasid. Ma ei tea, seal üks oli binokli, selle autos ja siis binokliga vaatas. Normaalne, jah? Kas turvavööd on peal? Ei tea, jah. Vaatas, kas Elar Ena autos ei ole. Kas on kahtlased või ei ole? Uued märgid, vaata juba 140 peale on tõusnud see. Kus? On jah? Vaata seda bussi. Oi, see Poola õhk on hea. See küll ei ole tere tulemast Euroopa. See on äge. Euroopas on täiesti teistsugused bussid ikka. Põhimõtteliselt siin on nii hull järjekord, on ju? On Elari? On küll, jah. Vaata see filmi seda, kuidas... Vaata nüüd filmi seda rivi, mis meie järgi on. Jaa. Issand jumal. No see seisab siin 5 tundi veel. Issand jumal, see on ikka meeletu rivi reis. Näed, see bussi on ka siin, Lipsele. Kus kaotud ta nüüd näitab selle? Ma ei tea, kas ta näitab nüüd kirja ümber. Tahaks teada, kas me nüüd võidame ka midagi siis? Teekonnad. Oi, jumal, mõtle, kui ma oleks nüüd tulnud, vaata, kus ma oleks pidanud olema. No ma räägin, persist täitsa. Oi, vaata. Kõik rekkamehed on nii kettas. Ei jätegi siia mulle, sõbrad. Huvitav, mis seal on siis? Kus see tee läks? Kas see oli see tee siit ümbert või? Ma ei tea. Minni lihtsalt ei saa. Oo, eestlased! No, näed, see mersub bussi. Mersub bussi. Škoda oli, jah. Mis ma pean ütlema? Okei, ma ei tea, ma mõtlesin, et äkki tahad öelda midagi. Okei. Ei, mis tunne on? Räige põie. Valav. Aga muidu on tore. Okei. Aitäh turvalise sõidu eest. Hertz. Super. We are here to get you there. Ops. Yes. Yes, that's you. It is the room for 4 people, yeah? Yeah. Nii, igatahes me jõudsime Suwalkisse kohale, me oleme Poolas, ilm on ilus, 30 kraadi, Elari siin asjatab, Lii asjatab, Riko pargib auto siia hoovi sisse ära, igastahes miks me Poola tulime on see, et me lähme ultrareisile, see on siis mingi Stance autode, madalaks astuda autode üritus, üks Euroopa ägedamaid minu arust vist. Korduvalt näinud internetis selle ürituse kohta igast videosi, pilte ja neid autosid Instagramist, nii et kuidagi õnnestus punt kokku saada ja nüüd me siin oleme ja nüüd me
siis sinnapoole teel ka oleme, ehk siis täna on meil esimene peatuspaik on ju Suwałkis ja siis homme sõidame läbi Poola siis sinna Wrocławi kohale, et siis laupäeval minna üritusele, nii laupäev kui ka pühapäev ja selline meie trip ongi, et minu jaoks ta on niisugune suht fotoreis, aga teised tulid niisama autokultuuri nautima, et ma loodan, et kõigil on tore ja tuleb äge trip. Tule. Äkki sa pargid siia, vaata, päike töötab sealt poolt. Mina jälle oma miljoni kotiga. Riided igaks olukorraks, kaamera asjad, söögi asjad. Nii on. Väike ruumtuur ka meie hotellitoast. Väga ilus avar Poola valgus, Poola päike on siin. Elari on siin. Siin on telekas. Siin on minikülmkapp. Seal on voodid 1, 2, 3, 4, seal on lii. Mina magan siin. Oleks tahtnud seal magada. Mis teha, siin on mingi ilus pilt on seal, ma vaatan. Mingi Poola fotograaf, Waldek Bresinski. Näed, siin võiks vabalt võiks olla. Need on ilusad. Vabalt võiks olla kuskil hotellis minu pildid ka. Wifi parool. See on õnnistus, Wifi parool on olemas. Nii et ma arvan, et meil tuleb täna tore õhtu, kuigi see on rängalt palav, aga siin on see. Siin on fänn. Nii et natuke tiksume ja siis lähme vaatame, mis toimub linnas või Suwałkis. GTC, see on lemmikauto mul ja vist väga populaarne ka siin, et spot kirjas. Oli värskendus. Ultra rasse terviseks. Nii, nüüd ma teen mina. Vodka. Shoti. Oota, äkki võtaks shoti. Oota, mis pitsa on? Oota, kuule, äkki võtaks shoti sinna. Võtaks mingi gin and tonicu või? Finantspool on nagu sa lihtsalt maksad ja siis saad arved laiali. Operaator filmib kogu aeg. Kõik ütlused, mis sa ütled, võidakse sinu vastu kasutada hiljem. Oih, mul ei raha võtma. Sa võtsid ekstra suure seljakoti kaasa selle jaoks. Et see väike rahakott. raha on kõik seljakotis. Lihtsalt sularaha. Sünnisena. Ja ma panen see kilega osta, siis ma panen tšekid sinna sisse. Jah. Ja seda pärast saadad arved meile. Aga ma ei oska arvutada pärast seda. Lii aitab. Ma olen siis pool finantsvärk, ma saan pool sinu palka omale. Finantsassistent. Jah, ma saan pool palka omale, ma saan pool toitu soodukaga. Ma just tahtsin öelda, et sa pead oma toidu tasuta saama selle eest. No sa maksid enne, jah? Kallid televaatajad ja pere, siin on minu pasta carbonara ja kallid televaatajad ja muidu niisama huvilised. Mul õnnestus hankida endale üks alkoholne jook, mida juhtub väga harva. Muidu ma võtsin endale Pepsi ja näed, siin on pasta, mis ma hakkan sööma. Nii et nüüd te näete visuaalselt ka, mida ma söön ja nii ongi. Nii et head isu mulle ja aitäh teile. Enjoy your drinks. Yeah, thank you. You can take. No nii. Võtame selle laua pealt ära, see on kole. See on siis mingi 5. mul juba. Aga no midagi teha ei ole, vahepeal võib. Ega see väga alkoholi sees ei ole, aga see on mingi 5. või 6. ma täpselt ei teagi. Minu on ainult alkohol ja sidruniva. Ma olen juba mingi 4-5 tükki ära joonud ja see ei mõju minusugusele suurele karule mitte kuidagi nagu.
aga noh, kui ta juba toodi, siis joome ära, nii et. Kuule, teeme nüüd selle. Davai, jälle kokku lööma. Jaa. Sina teed rõõmus nägu ette. Ei ole see. Neist veel filmid ka praegu. Jaa, 1, 2, 3. Terviseks. Hästi rahulik. Elagu madalad autod. Vaadake, kui ilus siin on. Ilusad lilled. Täna on jahe ilm järjekordne. Mis järjekordne? Esimene öö saadetud Poolas. Mingi 22 kraadi. Jah, tegelikult on jah. Igastahes esimene öö üle elatud. Ja nüüd hakkame siis Suwałkist sõitma Wrocławi. Kuskil nüüd toimub eestlased. Nägid, need olidki eestlased, kes seal olid. Vaadake. Vanasõidukid. Need on Tartust pärit. Siin ma kuulsin nagu eesti keelt siin all sööklas hommikusöögilauas. Ja näed, olidki Eesti autod 2 tükki, nii et ma ei eksinud. Uus Opel Grandland vist, ta ei ole uus. Igastahes nüüd hakkame Wrocławis sõitma Suwałkist Wrocławi poole. Ees ootab kuskil 6-7 tundi sõitu, nii et last elab tänase veel sõidub üle ja siis oleme kohal. Liigas sa excited ka? Jaa, Elari lubas väga ilusaid autosid mulle, nii et parem oleks, mootused on kõrged. Super, no siis vaatame seda, see selgub lähipäevils. Seal on meie autojuht, meie auto ja alustame siis tänase päevaga. Oh, oota! Kurat kull. Kurat kull. Tulevad mööda? Lepitame neile. Jee, tšau! Kärukonks on küll taga. Ma sõitsin küll otsa. Vaata liiklas ka täna, ma sõitsin küll otsa süüksele autole, millel oli kärukonks. Aga siis ma sõitsin äkki eelmisel omanikule otsa. Oli sama värvi või? Jaa, täpselt sama. Vaba. No ütle, kui sa kindlustus selle värgi said välja võetud. Ei ole osalenud ühest liiklast. Ohoh! Vapsee, avari vaba. Vapsee jah, ehk siis vaata nii kõvalt. Ui, upa! Oi! Tõmba kõrvale, näitame talle, et nice. See oli nice. Lehvitas kõrvale nagu seisma. Ja. Jälle lehvitab. See vaatab mingi täis idioodid lihtsalt. Eestlased lihtsalt lehvitavad mingi facepalm lihtsalt nagu. Sa teed, aga esimene kord oli naha korraga. Nii see elu on, jah? Audis on vist jälle mööda.
seekord peaks välja saama. Äge. Vau. Oh, vilku küll. See nii suur. Nii suur värk. Nii, jõudsime Wroclawi kohale. On praegu 16:47. Sõit oli pikk, aga sõit läks maru kiirelt. Tänu heale juhile. Tänu heale juhile läks meil sõit kiire, kes on siiamaani need 2 päeva, mõlemad päevad siis turvaliselt meid siia toimetanud. Ja jaksid sõita, aga tuba on meil selline, nagu te näha. Iga aasta siis ma midagi ei ootagi, et see mingi luksus või mingi sviit on peaasi, et saaks normaalselt magada, on ju. See hotellituba ei olnud kõige tähtsam, aga siit avaneb meile vaade. Natuke tume on. Aga siit avaneb meile vaade siis Wroclawi linnale, siit hotelli aknast. Ehk ta suht siuke Annelinna või siuke vibe on, aga mis vahet seal on ausalt öeldes, me tulime siia üritusele ja pildistame, ega me siin väga ei ole ka ainult magame. Aga ennem saime äikest, ennem saime vihma ja nüüd lähme vaatame, seame veid sisse ennast. Ja siis lähme vaatame linna peale äkki. Lõpuks kohal, 2 päeva sõitmist. Polegi ammu olnud nii kaugel Euroopas. Tundub lahe. Tere. Tere. Mõtlesin, et tulen vaatan Elari ja Liivi Me tegime toaga. DIY konditsioneeri siia. See tuba võrreldes minu ja Riko toaga on ikka luks. See on ärakas. See on ilus. Jah, ma vahepeal vaatan seda mitu tundi siin. Mis siin erilist on? Niuke. Nagu arvutimonitor. Täpselt. Lõume põrand ära silma. Ei, vast ei lõhu. Ilus voodi on siin. Vesi on väga. Vesimaterjalid on siin paremad siin toas. Spekk on parem. No me võtsime ka nad sips kallimad. Siin on võrk. Kas ta maks 5 €? Ei olnud päris ainult 5. Okei. Tundub siuke raiskamine. See on paha tunne, jah. Nagu ikkagi. Me keerame sealt ristmikult vasakule. Oo! Issand ära. Astra, GTC. Kuma. Puma. Aga see läheb otsa. Lamellidega. Elari, mis tunne on Wroclawis? On linn nagu hea mulje jätnud või? Ja see varrak on päris tundub huvitav. Okei. Wroclaw. Wroclaw. Väga vanalikud üksus, jah. Mulle endal oleks täiega põnev siin pildistada ja ringi käia, sest siin on ägedad majad ja äge arhitektuur. No nii. See hea. Kus me oleme? Paremale poole viitab sinna. See oli see väike saar, vaata. Mingi see linnus lihtsalt. Linnus on seal. No aga lähme siis sinna. Seal oli Pane suur. prantsi Nii sinna palav, paremale. et mina ei mõelnud midagi kaasa. Tahaks süüa midagi head. Rikko on küll. Ja aga lähmegi Raekoja platsi ja siis otsime sealt mingi, no sinnapoole on vaja minna. Oota, kõik turistid lähevad sinnapoole. Kuni vetti. Lähevad igale poole. Turistid. Jälle mingi Auri äärde. Just siis, kui nagu tahaks, jah, mul jäi jälle kaamera maha, ma ei tea, mis mul viimasel ajal viga on. Just jäi seal Võrus või seal kaamera maha, nüüd praegu jäi kaamera maha. Ma ei tea. Sa pead tema käest mõelema. Mis see oli?
minul on pea juuste kasvatamiseks, nii et Kõik on, et siin on ka. kahju, väga kahju. Mitte midagi teha ei ole. aga lähme otsime siis hea söögikoha. ei ole nüüd. Elari, tegid pildi ära või? Tegin. Tegin. Väga ilus. Stras. See on mingi retrobuss. See on mingi vanem buss, jah. Mingi Poola buss vist. Kui mõelda, tähendab seda vihma Ma ei mõelnud. ja väljas on pilvini ja 24 kraadi Ma ei ja mõelnud. õhtuvel tuleb jahedamaks. Aga ma ei mõelnud. Ma mõtlesin, et nii palavad. 36 kraadi, kui me sõitsime. Ja kartuli 5-22. Apteeka. Big reveal tuleb kohe. Keskplats. Hästi ilus. Vau. Keskplats on. Ossa kurat. On ilus. Meil on L-tähe kujuga see, meil on nagu ikka plats. Näe, Liis jääb jälle veest läbi joonud. Väga hull. Selle juurde, siin on nagu keskel on majad ja siis ääres läheb nagu ümber see. Et nagu keskplatsi keskel on majad veel. Jah. Silma vaatan liiga kindlasti. Ma nii kõva häälega ütlesin. Ma pean jälle välja kuttima selle. Minu tagant mööda kõnnivad. Nendele poistele meeldivad poisid. Miks te mind ära ei oota kunagi? Ootasime ja muidu me läksime homme seadusesse. Silvo, nii ei saa. Arvestades neid vigu, mis sa täna oled teinud. Aga me leidsime mingi see koha või? Ei, me teeme tiiru peale keskplatsi. Rikko, siis äkki peaks uudise selle. Jah. Läks välja. Arvan küll. No kurat. Siin on Räme ilus on küll siin. Ma olen täiesti nagu hämmingus täiesti. Ma ei ole siukest arhitektuuri asju näinud. Kuule, mingid autod on see, kuule. mingid autod on, jah. Vau. Paster Mia. Pasta Mia. Vaata nii, jah. Vaata, kui koera pesu. Niimoodi. Vaata. Siin on mingi ägedam väljaka. Tegid seal pildid ära. Palju ägedam. Täitsa pekkis, kui ilus siin on ja jälle ma ei võtnud kaamerat kaasa. No kuidas see võimalik? Kuidas ma saan siukse udu olla? Me peame homme tuleme kindlasti Ei, homme tuleme kindlasti Sa pead tagasi. logistikavennaga väga hästi õhtul läbi saama, et me siia tagasi tuleks saama. Selline on tuba peale esimest ööd. Minul on alati kõik korras ilusti asjad. Kui te oleks näinud seda tuba eile õhtul. Ai. Seda, kui me Silvaga natuke vallatasime. Oi. Nii, minul on alati kõik korras ilusti. No tegelikult Rikol on ka, ütleme nii, et kotid, asjad ilusti siin nagu riided paigas. Mulle ei meeldi, kui on siuke nagu asjad laiali segamini. Mul peavad kõik ilusti korras olema, viisaks olema. Endal oleks hea. Nii, aga täna on siis meil päev number 3 on ju. Jah. Ja täna ongi see päev, kui me läheme autoüritusele. Ilm on hea. Tuju on hea, seda ei tohi maha unustada siia hotelli. Ja Tšaksti. ega tead ei oskagi rohkem midagi öelda, seal paistab üks ilus kirik, okei, seda ei jää video peale. Ma olen veits hyped, aga mingit ägedat autot tahaks ju näha. Ma ei teagi, mis auto. Ma arvan, et Bemmid on kõige ägedamad. Mingid vanad Bemmid. Tegid juba soengu ära? Jah. Nii kähku? Muidugi, ma olen lehte rumas ikkagi. The time of my life.
nii, ja nüüd me lähmegi sinna. Nüüd me lähme staadionile, lähme vaatame need autod üle. Nüüd lõpuks hakkame sõitma ja kaua oodatud hetk on kätte saabumas. Veits haip tulema. Sõidame stangega vetki siin. Juhuu! Lõpuks ometi. Aastaid vaatan, näinud ja nüüd lõpuks. Aga ma arvan, et võib-olla äkki kui haip on liiga suur, et see on pettumus. Siit vasakule. Võib-olla mõtleme, et on mingi näme kõva üritus, aga tegelikult ei ole. Nii. Wow, mine muffi. Ole vait. Ole vait. See ei ole reaalne. Jah. No mitu neil on see, et nad pärast seda... Kaks rida keerad paremale. Nad teevad kõige. Ups. Opa. Ei, selle ma tegin ise eest, ta kiiremini kuivab. Nagu soovitasid seda teha, kui perek läheb. Opa, mis Corrado. Wow. Jah. Ma arvan, et ta peaks sellest aru saama küll. Mõtlesin, et teeme väikse update'i video ka. Ega väga ei olegi jõudnud siin selle väikse kaameraga filmida ja suure kaameraga ka, sest et siin on nii palju autosid. Aga selle kohta ma räägin pärast, mis värk on ja kuidas ma ennast tunnen. Aga ma ei tea, Kehto, sulle siiamaani meeldib või? Räigelt meeldib. Väga äge. Me oleme siin praegu paar tundi olnud ja nüüd puhkame kuskil siin ühe parkimismaja katusel, mis on ka vist mingi ala. Vaade on selline. Ja hea on see, et ei ole mingi 30 kraadi. Aga päikse käes on palav ikka nagu. Aga pärast räägime lähemalt, mis värk siin oli. Sõbrad, 11 kohal oled ise. kuidas rahule? Ilus supra. Ilus supra. Räägid ilus. Kuidas me siis rahule jäime selle üritusega täna? Täiega lahe oli jah. Väsitab, aga täiega lahe. Parim autoüritus või autonäitus, kus ma käinud olen. Ja mul sama, kõige suurem ja kõige lahedam üritus. Siuke tuing näitus nagu parim kindlasti. Ainuke miinus on see, et liiga palju autosid oli. Liiga palju autosid. Ja liiga palju inimesi ka. Ei, selle asjaga ei saa vinguda. Nüüd õhtupool oli ikka vähem inimesi veits. Aga kõik oli perfectino. Palju märtsi ei saanud? Märtsi ei saanud ja... Mis see oli küll imelik? Mingi räme järjekord. See oli mingi eliitvärk, kui sa märtsi tahad saada. Ja see on isegi ilus märts. Kas need autod tohivad siit vasakule minna või? Vast tohi. Või... Aga jah, autod olid retsid. Ma olen siuksed autosid ainult Instagramist näinud ja nüüd oma silmaga. Ja ühe Austria fotograafiga sain tuttavaks. Jumal. ikka paar kullus või. Täielik liiklusfilm on. Täiesti õige. Põhimõtteliselt ala oli nii suur, et see hoomamatu minu jaoks täiesti. Aga noh, nii on. Pilte sai sitaks. Siin veel näeb oota. Tšau,
ultrareis 2022, kohtume järgmine aasta. võib-olla kohtun homme. Võib-olla homme. Ja seda ka, et drifti ei näinud, kurat, nii palju inimesi oli. Leemits Nelariga nägime. Ma ka nägin. Alguses, siis kui see hakkas. Päris nice oli. Oota, siin peab midagi tegema praegu, ma pean vist minema otsa natukene, praegu kohe ei keela võtab lahti. Aga natuke seedime seda kõike ja... Sööki peab Seda seedima. just vasakule keerata. Otse saab ka. Istada. Elari, vaata ilus kirik seal on. See on neljast talu. Ei saa midagi. Mida lähme? Ma ei tea. Läksime, seal oli 2 kohta. Lähme lihtsalt vaatame, kus ei ole inimesi ja... Seal, kus ei ole inimesi, seal on halb. Üldiselt kipub nii olema, jah. Otsu, millest sa väsinud oled? Tänasest päevast nii äge päev oli. Said ju magada 5 minutit. 5 minutit, yes. Aga ta ei maganud, ta niisama oli voodis Ma lugesin Twitterit järgi vormeli teemat endast. Hobene tuleb. Sealtpoolt jah, Sealt poolt tuleb. vasakult. Sealt. Kätte on jõudnud järjekordne päev. Päev number 4. Päev number 4, jah. Ootame nüüd Elarit ja Liipsut. Graafikust maas täpselt 8 minutit. Millest astud tuppa? Lähme. Ebaviisakas. Tahtsingi ebaviisakas olla. No sellega siis. Neil on võrrelda oma See on meie tuba ka. puustud jalga. Jah. Kõik, mis on teie, on meie. Ühine vara. Okei. Lii, kas sa lähed mägedesse täna? Lii, sa lähed mägedesse täna? Jah. Aga matkariided? Need ongi? See on parim, mis mul anda on. Okei, ma lihtsalt küsisin igaks juhuks. Et inimesed ennast võimalikult hästi tunneksid. Mis sa teed nüüd, Elari? Sa olid terves aeg seda aega teha. Kus on matkakott, vesi, saapad, Sinu seljas. Ja minu asjad on Elari kotis. Okay. Meil olid ultrareissi jaoks piletid olemas, aga me ei lähe teist päeva sinna, sellepärast et eile sai enamus nähtud, autosid on nii palju. Mina võib-olla oleks võinud minna, aga teised ei oleks viitsinud. Aga mul läks ka pigem olnud see, et ma oleks niisama lihtsalt tiksunud ja pigem võtaks sellest ajast midagi maksimumi, mis me siin oleme, lähme mägedesse. Lähme kogeme üldse hoopis midagi muud.
nii, uus outfit check. Valge särk, nokats, tumedad püksid. Sama nagu enne, aga lihtsalt värske särk. Tartut pole kirjas. Ja Tartut ei ole kirjas tõesti. Aitäh tähelepanu eest. Näeme järgmises klipis. Kohtume teiega juba tund aega vähem kui nädala pärast. Kuna hommikusöök osutus eile seal hotellis nii halvaks, kus isegi kohvi oli pandud sellesse kaussi ja pidi päti kohvi tegema, siis ja muidu oli ka valik väga kesine, siis seda ei saa lubada enam. Õhtu täis ei saanud ja mõtlesime, et täna võtame hoopis süüa tanklast või kuskilt. Sööme Superbi pagasilugi peal. Ja see on kõvasti etem kui see, mis on. No nii, oleme ühesõnaga nüüd Tšehhis kuskil, see peaks olema vist Tšehhi kõige kõrgem punkt. Meil hakkab siin nüüd 2-tunnine matk pihta kõrgustesse ja nii ongi. Koht on küll nagu päris filmis, mäed, värgid, särgid. Noh, oleme minemas mäe tippu. Kuigi nüüd seda nagu professionaalselt Tõstabki ka. Kuidas on emotsioonid? See järjekord läheb siin kiirelt, ma kogu aeg ladun kasvame edasi. Võib-olla me kirevad, jah? No vaata, kus ma alustasin saata. Ja see oli nagu 10 minutit tagasi. Me pidime haikima sinna üles, aga leidsime selle koha. Ja me oleme laisad. Me mõtlesime Elari peale, ta ei jõua kõndida, ta hakkab tirisema. Kuidas seda asja nimetatakse, mingi kondel või? Midagi sükest äkki, jah? Lift. Lift, jah. Raudselt on nimisi, et... Ma arvan, et see on John Mission. Ei, aga see on mingi kondel või midagi sükest, mis kutsutakse seda kartust. Raudselt on seal niimoodi, et see viib mingi ühte punkti, siis me peame edasi haikima mingi... Ei, siin sai valida, siin sai poole mäe pealt ka maha minna, see oli veits odavam, aga sinna tippu oli nagu veits kallim, aga Me läheme tippu. Läheme tippu, jah. Ma arvan, et see on täiesti väärt seda. Seal võiks nagu nautida. See on nagu epic experience, et vaata üles minna niimoodi nagu puude vahelt kõrgelt. Vaade on päris hull siin juba. No jah. Ärme ropenda. Oota, ärge ennast ka väga liigutada, see asi siin. Ei, ära tee, ära tee, Rikko. See hirmutab sind sinu. Vaata, kes sellist puud maha võetud keskelt. Wow. Mine pekki. Mine muufi. Miks ta niimoodi teeb? Miks ta niimoodi teeb? Ta peab tegema kohe, varsti tuleb järgmine inks, vaata, kui me sealt hakkame järjest mäest üles minema. Paiski. Te peate tegema selfie seal poolt. Valjad. Ma võin teha teist pildi niimoodi, vaadake siia poole siis. Oota, ma mõtlen ka pildi. Asja, me lähmegi sinna üles. Ma olen täiesti šokis, sõbrad. Kallis pere, ema, sõbrad. Ma ei ole mitte midagi sellist näinud varem ja kogenud nagu... See on täiesti uskumatu, mis siin on praegu ja mida ma näen. Nagu kõik see, mida ma Instast ja netist näen. Ma näen nüüd oma silmaga. Mine metsa. Täiesti uskumatu, kuhu see Poola reis. Ma olen nii õnnelik, et sa oled nii õnnelik, Silvo. See on nii tore vaadata. Reaalselt, see teeb mind nii õnnelikuks. Näe, need haigivad siin. Hiits haigivad. Nii fucking õnnelikuks. What? Mõtled... Ma tahan täna, mis seal tööb. No sa võid nagu ümbergi. Võimalik. What? See on mingi väike maja. Me jõuame kohe kohale. Siin see tundub ilmselt kui seal. Mis asja? See on mingi matkarada. See on toppa Bosnia. Küll mu telefonis arvan, et ma olen seal peal. Valjad. Peame nüüd kohe maha ronima selle. Mis asja? Küll tuulekene on.
unistus praegu. Ma olen nii õnnelik praegu. Aga jah, siin on tõesti ilus. Nagu need vaated. See oli hea otsus. See oli jube hea otsus, et me ei läinud ultrareisile ja tulime hoopis siia. Siin on veits too much crowded, aga vahet ei ole. Tahaks nüüd siin täiega olla ja inimesed teavad, mis siin jäävad. ja siin ei ole ka nii külm tegelikult. Kirjas oli, et siin on mingi 9 kraadi. Aga ma ei tea, me vaatame, avastame ringi, teeme pilte veits ja siis mõtleme, mis me veel teeme. Davai. Oma pildi tehtud ei saa. me teeme vist valisime koha välja, me oleme leida inimene. Me oleme mingi suht pikalt vist kuulnud, et kus me teeme seda pilti. Fotograaf on olemas, aga kes pildistaks äkki? Vaja leida pildistaja, keegi ei julge küsida. Tornis käidud meil. Tornis käidud järjekorda lihtsalt pole enam. Järjekord enam ei ole. Me ootasime tund aega. Vaatame midagi süüa. Süüa. Mis pead tegema seda? Järgmine on toit. Võite siit küsida ka ju, et teil on nagu only cash, aga äkki need oleks ka eurodega hakkama saanud. Kuule, Silva oli jumala kindel, et ta võtab sularaha kaasa, kus sa võtsid? No ei võtnud jah, sest keegi teine ei võtnud, nagu teie ei võtnud. Siis me ei hakanud ka. No see oleks just päeva pääst. No jah. Aga tegelikult see oli ka päris tore koht ja ma nägin head kassi. Jah. Ja ongi nüüd meie külastus siin hotellis läbi. Elari jäid rahule selle hotelliga siis? Jah, parim hotell. Ei tege minu Minu arust ei olnud ka midagi hull. Ma sain täitsa magada, jah. Ja tagasitee saigi alguse nüüd ja meil on jäänud 8 tundi ja 8 kilomeetrit. Kaunasesse pool teed. Loodame, et saame nautida nagu maanteekiirused ka, et keegi 180. Tavaliselt. Algus on palju saanud. Varssavi pilvelõhku, et meie ees. Aga ma ei tea, kas see koht sobib meil. See on suht suur kaubanduskeskus, siin on kirjas, et Urban Complex for Shopping and Dining. Paremale või siit või? Pane see location ka vaata nagu Vau. T7. Itaalias oli täis üks. Võimas. Ma olen neid nii palju näinud. Issand, kas see Varssavi on tõesti nii ilus või? Vaata, kes te muretsesite seal tervel selle ajal, kus me oleme omadega? Jah, me oleme nüüd Kaunases kohal, me oleme siin oma hotelli ees, see hotell on meil päris no ei tekitanud siuke head tunnet, aga sisse läksime, tuba oli ilus, oi, siin juba tõmmatakse ketsi ka, et hotell on nagu siuke nagu ta on. Lindström. Aga tuba oli ilus ja nüüd lähme vaatame, mida pakub meile Kaunase kesklinn, vanalinn. Kus on seksikas buss? Ja sealt tuleb üks äge auto kohe nurga tagant. Ei, apsti. Kuhu sõidame, seda ei tea. Me praegu lõime oma poole kesklinna teisel poolde. Tere tulemast Kaunasesse, Elari lelumees. Tere Riko, tere Lii ja siin on Kaunase kirikud. Sveiki kirikud on siin. Nüüd lähme võtame süüa kuskilt, sest et meil on kõhud kõigil suhteliselt täis, on ju. Kerge supp, kerge seljanka ja siis vaatame edasi. Ega täna midagi suurt ei toimugi, sest et oleme tagasi teel Eestisse, on ju. Kirik. Ei tea. Rikko, sa ei ole väsinud või? Mina ei ole üldse väsinud. Üldse või? Superb on ideaalne auto. Maanteesõiduks, valige herts. We are here to get you there. Oh, väga. Peace out. No nii, lõpuks ometi me saime koha. Menüüsite juurde. Et meil on siin väljas rohkem. Lõpuks ometi reis. See on joogimenüü. Ega mul kõht väga tühi ei olegi. Väga ei ole jah. No vaatasime, et siin on lastemenüü ka, siis me saame... Oota, siin on Restoranto võib parkida 7–18:00. Nüüd siia auto panna. Siia poole, jah. Aga tellime ära, siis saad äkki liigutada.
nüüd saab öelda, et olen Kaunases küll õhtusööki söönud. kes see nii hilja ikka trahvi teeb? kahtlane värk. aga meil on siiamaani terve reisiga vedanud, et pole saanud kordagi mingit, me oleme igal pool, pole maksnud ja oleme parkinud. Need on lihtsalt seal... vaatavad, et turistad. Need lihapallid. Võib-olla. Estonskis turistid. Thank you. Thank you. Thank you. Ma saan mingi full värkise. Enda poole peal käinud. Silva. Tere Silva. Tere Riko. Räägi, kuidas sulle meeldib praegu Leedus olla? Praegu Leedus mulle, ma ei tea, siuke kodune tunne. Teenindaja praegu ootab selja taga, et tahaks siia tulla, aga siis me filmime vaata. Ei saa tulla. Siuke kodune... Aga paneme siis praegu kinni ja pärast siuke kodune tunne, aga ma ei tea. Okei. Lii, kuidas sul tunne on? Ega veits on ikka siuke välismaine vibe. Ma igatsen Poolat. Okei, ta nüüd tuleb. Poolat igatsen. Aga paneme kinni ja lõpetame natuke aja pärast. Nii, auto on pargitud. Trahvi pole siiamaani saanud terve reisi jooksul. Aga Timmu, ühe korra maksime parkimise eest tegelikult. Mingi 2 eurot. Kus kohas? Varssavis. Jaa, õigus. Ja nüüd parkisime ka auto ümber. Et oleks kindel. Ja kuidas sul on reisi järgi tunded, Silva? Väga põnevad. Ma ei tea. Kahju, et läbi saab. Ole hullu, teeme uuesti. Kui läbi ei saaks, ei saaks uuesti alata. Hea, kui oleks tahtnud veel edasi reisida nagu. Aga sinuga, Riko, me lähme Euroopa tuurile varsti. Selle ma jätan meelde. See on nüüd videos, see läheb YouTube'i. Ja kui me rohkem reisimas käima sinuga koos, saad ka siuke matkahuviline. Sobib. Elari, sa tuled lennukiga järgi meile? Võib-olla. Tuled kohal, no meil võib reis pikaks minna Silvaga, et siis pead natuke ootama meid järgi, aga pole hullu. Nii et ei, mul on ka reis väga meeldinud. Kõik on väga mõnus olnud. Üllatavalt mõnus. Kus siis kõige mõnusam sõit oli? Poolas? No, ainult Tšehhi teed olid ikka ägedad seal. Mis olid ägedad? Aga Poolas on ka. Seda prooli kangutama nii palju. Mõnus. Ja ma ütlen, et tähtis ongi see journey nagu. See on nagu oluline. Journey on tähtis, jah. Lennukiga lendad Tšehhi kohale, see on igav. Aga see nagu teekond on oluline. Kõik need söömised ja värgid vahepeal. Jah, ma olen nõus. Ja järgmine kord näeme teiega siis, kui toidud on juba lauas. Vahepeal sai Silva söögi kätte ja hakkame nüüd sööma. Söö ära nüüd. Nii lähedale. Sa praegu ei söö ära. See ei olnud virin. Siis sa õhtul trommi ei saa. See ei olnud virin. Kohe hakka sööma. Siis sa niikuinii mõtlesid, et magustat ei taha süüa. Ei nüüd suu lahti. Kas su söök maitses? Söök oli täiega hea, mõnus soe on. Ja väga ilus on Kaunas. Kaunas on tõesti ilus, me oleme nii vähe Kaunast näinud, aga siin ringi käinud, aga tõesti vibe on nagu mõnus, jah. Autod on ilusad. Siin on mingi loss ka või midagi? Inimesed on ilusad. Soe on, nagu oleks lõunamaal. Kabriolett M. Seal on mingi äge Kaunase silt, mida me lähme vaatama. Seal toimub midagi, kusjuures seal on mingi kontsert vist. Kontsertas? Vaata, see kükitab keegi. Kakab seal seina peal. Skvatib, jah? Sõbrad, Kaunas 2022 siis. Jah. Võite, kas see on kultuuri pealinna? Jah. Ei ole Tartu, ma ei tea ka. 2024 on Tartu. Jah. Vabandust, eksisin. Ilus. Wow, kui äge. Öö siis veedetud siin Kaunases ja nüüd suundume lennujaama, kus me vahetame autod ära. See auto Škoda, millega me siia sõitsime ja ringi käisime. Võtame Leetu ja saame ees auto vastu, millega tuleme Eestisse. Meil on väsinud Elari,
tere, ma olen väga puhanud. väga puhanud, vau. See on siis meie auto, mille me nüüd Kaunases ära vahetasime. Andsime Škoda vastu, saime Toyota RAV4 ja siin on Rikol mingid omad diilid, aga selle autoga me peame siis edasi sõitma. Jõuame sellega Tartusse ja Riko jõuab sellega Tallinnasse. Praegu tõstame asju ümber ja jätame meie ustava Škodaga hüvasti. Super auto, mida kõike see auto nägi, mägesid, Tšehhid, Poolat, Wroclawi. Hea auto. Mitte midagi halba ei ole öelda. Hertz. Kahju, et see Toyota siis ei näe neid ägedaid kohti ja neid maastikke, kus me käisime. See siuke Leedu ots on siuke igav, aga fantastiline. No sõbrad, kuidas tunne? Väga hea tunne. Sa saidki selle hübriidi? Jah, ongi hübriid jah, väga hea. Nagu idekas tuttuus ka veel. Tuttuus, täitsa õige. Täitsa tutiks auto jah, mitte keegi pole varem sellega sõitnud. Palju läbi sõit on? 22 kilomeetrit. 22 kilomeetrit läbi sõit keegi. Vau, no kuidas niiviisi joppas siis me? Me ei toitaks ikka, vaata kes ma olen ka. Silva. Tallinn Fleet Manager ikkagi. Ma ei ole mingi suvajorss. Larberi Riks oled. See miks ikka Toyota paneb neid tuha. Vaata, siin on hea see hoidja, kus saab kohe kaamerat võtta. 1000 kilomeetrit kombineeritud RAV4 hübriidi ja tavalise Škoda Superbet. Opa, vaat seda Rikko. Pommid. Selle autoga ei saa küll kuskile minna. See on ikka midagi. Ja tööd või? Mis on sinu käes või või? Mingi küpsuse pakk. Need Marika moosiga fiksib. Silva jälle filmib. Need lillid, juba oleks maha unustanud. Lähme nüüd ruttu. Mis sa näpid kõiki? Mis peeglid koos on? Tegin telefonit. Siis ta ei tee jah. Too siis. Tšau. Pandi ees. Sveiki! Sõigi. Jõudsime tagasi Tartusse. Alles nagu läksime ju. Alles just läksime, jah. Juba tagasi. Kurat küll. Nii kahju. Ega midagi maha jäänud. Nüüd siin ma ei istunud. Mu kohvitops on siia. Jätan siia. Ma pärast vaatan, jah. See RAV4 oli Silvo maja ees. Ui, see rakk, 2 tundi veel või? 2 tundi veel. Kuule, minul oli väga tore. Ops. Väga tore reis oli. Ma arvan, et see oli üks parimaid reisi, kus ma olen üldse käinud. Oli küll väga äge oli. Tõesti, see oli uskumatu. Ma ei tea, jah. Ma ei oska midagi veel öelda. Ja üks tutiks auto jälle Hertzil juures. Jah. Et ma olen kurb ja rõõmus samal ajal. Nii on. Nii on, sõbrad. Auto pissib nüüd. Turvalist teed sulle siis. Ja aitäh kõige eest. Põmm, läbi.